No nii, kuna mul on võib-olla viimane päev siin Salto koolis, siis ma mõtlesin, et ma teeks väikse tuuri oma päevast. Milline näeb välja üks koolipäev Lõuna-Ameerikas? Eks me näe. Nagu ikka, hakkavad tunnid kell 7:25 hommikul, kuid ei juhtu mitte midagi, kui näiteks esimesse tundi 30 minutit hiljaks jääd. ¿Qué tenemos? Escrito. No nii, meil on nüüd matemaatikas kontrolltöö. Kõik vaatavad meid nii imelikult, nad ei saa midagi aru. Hola. No jah, võib-olla ei saanud nad eesti keelest mitte midagi aru, aga noh, matemaatikas on olukord vastupidine. Ma ei saa mitte midagi aru. Hindeid ega midagi mulle ei panda ning kui ma tõepoolest mitte midagi aru ei saa, kordan neile 150. korda, et ma olen vahetusõpilane ning ei oska hispaania keelt. Kuigi jah, tegelikult saan ma väga hästi aru, millest jutt käib, lihtsalt vahel on mõnus mata kodutööst vabaks saada. Aga no nii, liigume edasi. Peale kontrolltööd soovis õpetaja eesti keelt õppida, nii et siin on üks tore klipp nende esimesest katsest. Robin. Kutis. Tere päevast. Laupäev. Muy bien. Nagu mainisin ka eelmises videos, kestavad vahetunnid 10–15 minutit ning enamasti käime selle aja jooksul kas jalkat, kossu või võrku koolihoovis mängimas. Järgmised 2 tundi sai veedetud füüsikat õppides, aga noh, kui ma juba Eestis mitte mõhkugi aru ei saa, siis päris kindlasti ei mõista ma superdeterminismi hispaania keeles. Võiks öelda, et mul oli pigem 2 tundi hispaania keele õpet. Peale 4. tundi lähen ma sööma, koolis tasuta lõunasööki ei ole ning kui midagi soovid, saad koolikohvikust väikse raha eest endale midagi soetada. Peamiselt ostan ma 40 euro Guay peso eest sooja või leiva, mis teeb eurades umbes 80 senti. Aga nii, nüüd midagi, mis on eestlastele päris põnev. Kuna mu kool on religioosne, toimub iga päev kella 11 paiku koolihoovis jumala sõna lugemine. Päeva viimaseks tunniks sai filosoofia, aga noh jah, oleks tore, kui ma midagi aru saaks. Tunnid said läbi kell 13, aga kuna tegu oli viimase päevaga enne vaheaega, saime kõik koos koolihoovis grillida ja magusat süüa. Stino, ¿qué pasa? Hamburguesas. Vamos, Robin! Hi, everyone! We are waiting for the Cangre Burgers! Yes, of course! That's Adora! Robin! Hola! The best one! See noormees, kes praegu filmib, ei ole tegelikult õpilane, aga samuti ei ole ta õpetaja. Uruguay's peamiselt erakoolides töötavad vahel nooremad inimesed niinimetatud õpilaste abilistena. Teevad nendega koos tegevusi, nagu praegu näha, aitavad neil näiteks klassi üles leida, vahel käivad isegi pidudel. Ja mul isiklikult aitas seesama noormees kohalikus spordiklubis liikmesuse hankida. Lihtsalt tahtsin mainida midagi, mida on Uruguay koolides, mida meil Eesti koolides ei ole. Aga vot, enne koolist lahkumist soovisid mu 2 sõpra veidi lollust teha ning koolirõdule minna, et siis linnast parimat vaadet teile kõigile videos näidata. Oh, the river. Look at the river. Welcome to the watch station. Vaadake, Siena ja Argentina. Ja see on minu linn Salto, siis kus ma elan. Need on mu sõbrad, amigos, hola. Koju jõuan ma tavaliselt kella 1 paiku. Kraade on õues juba 28. Uruguay's on väga normaalne, kui keset päeva igast inimesi majja sisse lendab. Näiteks tol hetkel tulid külla emasõber Diego koos tütre Noaga. Enne kui ma tulin vahetusaastale, ma mõtlesin alati, et ma tahaks kitarri mängida. Ja nüüd ma tulin siia Salto muusikaakadeemiasse ja
ütlesin, et tere, minu nimi on Robin, ma olen vahetusõpilane ja ma sooviks kitarri mängida. Ja varsti tuleb mingi mees, kitarriõpetaja, mul pole aimugi, kes, kuidas, mis. Aga igatahes nüüd ma ootan siin, nii et kella 3 paiku kutsusid 2 klassiõde mind linna peale jalutama ning hiljem läksime kohalikku teatrisse klaverit mängima. Lihtsalt see on nii tore nendest inimestest, et võid keset päeva linna suurimasse teatrisse minna ja nad lasevad sul oma tiibklaveril mitu tundi mängida. Kindlasti on see üks nendest asjadest, mida ma väga igatsema hakkan, kui ma tagasi tulen. Kell hakkab 6 saama ja ma lähen üle pika aja esimest korda tennisetrenni. Ma mängisin Eestis 5 aastat tennist, aga siin kõige selle muutusega ja sellega mul pole olnud aega uurida selle tennise kohta. Ja eile ma nägin, et siin mängitakse tennist selles klubis, kus ma siis käin. Ma küsisin, et kas mul oleks võimalik ka liituda. Nad ütlesid, et jaa, homme tule kell 6, nii et praegu ma lähen. Aga mulle lihtsalt meeldib see, et uruguaylased, nad on nii soojad. Nad annavad sulle nii palju võimalusi. Jaa, teeme, lähme. Lihtsalt mulle väga meeldib. Ma arvan, et ma pole elus mitte kunagi varem nii halvasti tennist mänginud kui täna. Nii, mul on esimest korda koduigatsus. Okei, nali. Ma hankin sibulaid. Ma teen Uruguay toitu. Toidu nimi on empanadas. Kes tahab, siis ma võin tagasi tulla Uruguay toidu õhtu teha. Nahkhiirellä. No see... see. No eks ole, sellist asjadega pead arvestama, kui ladinasse vahetusaastale tuled. Kell 8 läksime teisele poole linna sõpradele külla asadot sööma ja kaarte mängima. Selle asja nimi siin on asado. Diego, ¿qué es eso? Cerdo, vaca, tripa rellena, morrón con huevo, chorizo de vaca, choriqueso, choto, morcilla. Algus on niimoodi, et need puud ajatakse siin kuumaks, siis siit alt kukub sütt ja siis ajatakse see siia alla ja kokku, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y una media hora, 45 minutos de un lado y otros 20 minutos del otro. ¿Qué es eso? Choto. Choto. ¿Cómo estamos? Más o menos. Robin, vino. Vino con carne. Él es música, cantante famoso. Show en Miami. Yo soy Jennifer López. Ei no, ega ma siis nalja ei teinud selle muusiku kohta. Tegu on Salto ühe tuntud bändiga ning nad mängivad Uruguay's loodud žanrit nimega Plena. No nii, kuna mul on siin Salto linnas juba 6 aega täis saanud, siis ma mõtlesin, et ma võiks demonstreerida teile oma hispaania keele oskusi. Bueno, dale. Hola, mi nombre es Robin, soy de Estonia, ahora soy un estudiante de intercambio acá en Uruguay, acá en Salto. Y hoy es septiembre 25 y es mi primer mes
en Salto. Y me encanta Salto, me encanta esta ciudad, me encanta mi liceo, los bailes acá, me encanta mi familia, todo es absolutamente perfecto. Pero sí, hoy también es mi última día acá en Salto. Võib-olla te mäletate veel, esimeses videos ma ütlesin, et mulle on leitud pere, aga ajutine. Ajutise vahetusperega, mis siis tähendab seda, et ma elan nende juures senikaua, kuni mulle leitakse päris pere. Ja see ongi nüüd niimoodi, et ma olen 6 aega elanud ajutises peres ja selle aja jooksul on mulle otsitud siis pere, kelle juurde ma läheksin elama 9 kuuks ülejäänud vahetusaasta ning 3 päeva tagasi sain ma kirja, et see on mulle leitud ja ma lähen sinna juba homme, 26. septembril. Igatahes jah, kõik oli praeguses vahetusperes hästi, lihtsalt teatud põhjustel ei saanud nad mind kauem enda juures hoida. Eelmine päev oligi tegelikult minu ärasaatmine, nii koolis hamburgerit tehes kui ka õhtul pere ja sõpradega saadot söömas. Ees oli pikk reis teisele poole riiki ning aeg oli hüvasti jätta. Kell on 3 öösel, täna on 26. september, täpselt 10 tunni pärast sõidan ma Saltost ära ja ma tulin siia täpselt 6 aega tagasi ja see aeg, 6 aega see on läinud nii kiiresti nagu ja ma olen juba, lähen ära. Nüüd võib öelda niimoodi, et homme hakkab siis lõplikult päris vahetusaasta. Ma lähen päris pere juurde, kes mind võtab terveks vahetusaastaks. Homme on see hetk, täiesti uskumatu, kuidas aeg on lennanud. Täiesti lõpp. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios, llorando por ti. Esto un amor, un amor, un amor vivir. Las palabras de Dios, llorando por ti. No nii, kell on 19.30 ja ma olen Montevideos ning mu vahetuspere isa siis kirjutas mulle just, et ta juba ootab mind ja ma peaksin iga hetk jõudma